see naine on kuulaja, kes oma coachingu käigus muugib lahti sinu piirava uskmuse ja koos sinuga murrab selle. Tema eesmärgiks on igaühe potentsiaali avastamine ja võimaluste laiendamine. Teie ees on sertifitseeritud arengutee treener Tiina Tohver. Aga vaadake, see järgmine naine, tema on vaatleja. Tema tööriistakastis on nii massaaživõtted, reiki, aga kindlasti mitte vähem tähtsal kohal tunnetus. Ja uskuge või mitte, see naine on 2 jalaga nii maa peal, aga ometi iga kord, kui ta ruumi astub, on temast salapärast maagiat. Teie ees on terapeut Heli Temus. No võt, ja see mees, tema on õppija. See mees on 12 aastaga teinud läbi sellise arengu, mida ta 15 aastat tagasi isegi unes ei näinud. Aga selle mehe ja tema arengu tunnistuseks on tema tulemused. Teie ees on Sinsino, Black Crown, Margus ja Mändimäe. No nii, võtame siis istet siia naiste vahele. Tiina, sa oled coach, sertifitseeritud coach. Kellelt sina õpid? Mina õpin. Hea paus, ma sain muredele, et nüüd töötan. Ma võin öelda, et ma õpin kogu aeg ja igal hetkel. Selles mõttes, et kui sa oled avatud ja käid avatud südamega ringi, siis see õpe ongi kogu aeg. Nagu kogu aeg. Sa küsisid, kellelt ma õpin või? Mul ei ole nagu selles mõttes ühtegi sellist iidolit. Ma ei võta ühtegi tõde nagu selliselt, et see on nagu nüüd maailma tõde. Et ma loen, vaatan, kuulan täiesti erinevaid tarkasid inimesi ja võtan sealt selle, mis mind nagu hetkel kõnetab. Ja sean ka kahtluse alla mõne asja, mis võib-olla mind parasjagu ei kõneta. Ehk tekib ka nagu see vastupanu, see on nagu tuttav koht sulle. Jah, ikka vastupanu, jah. Aga no sa oled ikkagi nüüd tunnustatud coach ja koolitaja, käid väga väärikatel konverentsidel Eestis ja rahvusvaheliselt. Ja sa oled siin Siina partner. Ma usun, et seda küsimust on nii mõnigi sulle erinevates situatsioonides esitanud. Miks Tiina? Miks ma olen siin Siina partner? Miks sa oled siin Siina partner? Tegelikult, pigem nagu aasta oli siis 2012, kui algas minu teekond siin Siinaga. Siis täitsa umbes peaaegu varsti juba 12 aastat tagasi. Ja ma õppisin coachiks, nagu professionaalseks coachiks, alustasin oma õpinguid 2014. Ja see huvi tegelikult, see enesearengu algas siin Siinost. Ja sealt ta siis nii-öelda läks edasi. Ja nüüd ütleme viimased selline 5-6 aastat ei ole olnud ma aktiivne siin Siina partner ja tõesti, ametigi oleme nüüd tagasi. Ja mis mind tagasi tõi, on tegelikult see, et coaching ja siin Siina on hästi sarnased. Et üks väga selline baasasi on usaldus. Et coachingus, kui mul ei ole kliendiga usaldust, siis seda sessiooni tegelikult ei toimu.
ja siin Siinas täpselt samamoodi, kui me räägime inimestega nende tervisest, kui me räägime nendele seda äripoolt, siis kõik baseerub usaldusele. Kui uus partner tuleb meile ärisse, siis tegelikult ta hakkab tööle kohe, sest tal on see usaldus. Tal endal veel seda ei ole, aga meie laename talle selle usu. Coachingus täpselt samamoodi. Inimene ei näe oma potentsiaali veel, aga me toome, laenan talle selle usu ja me saame nagu teele asuda. Lisaks sellele ma olen viimastel aastatel elanud USA-s ja praegu ma elan ka tegelikult Inglismaal ja nüüd teen pikemaid peatusi ka uuesti Eestis. Ja ma otsisin tegevusala, mis oleks selline, mida ma saaks teha asukoha vabalt. Oma coachingut ma teen enamasti kõik üle veebi, et ka sügavad uskumuste coachingud paremini töötavad üle veebi kui koha peal. Ja Sensino on absoluutselt täna asi, mida saab teha üle veebi ja pluss veel see, et kui coachingus ütleme nii, et kliendid tulevad sulle, minul tulevad kliendid enamasti läbi soovituste, puhas soovitusturundus. Et see lihtsalt töötab niimoodi ja kui ma nüüd alles hiljuti käisin ühel konverentsil siis nii-öelda kuulaja rollis ja kui seal tuli välja üks teema, kuidas coach võiks saada kliente, siis see teema oli selline, et loo kontakte, hoia ühendusi, võta Facebookis ühendus, siis ma nagu kuulin, sama või. Ja siis ma sain aru, et täitsa lõpp. Et okei, coachinguga ma võtan kliendiga ühendust, kui ma nüüd peaksin minema külma müüki tegema nii-öelda. Ja siis ma peaksin talle pakkuma seda coachingu kogemust. Ehk ma tegelikult pakun talle mitte midagi, see on nagu kindlustus, et võta, aga sa tegelikult maksad õhu eest. Aga ja siis ma sain aru, et täitsa lõpp siin sinust, et täpselt sama asja, lihtsalt sul on konkreetne toode, millega sa saad inimese poole pöörduda. Vabandust, üks pikk vastust, ma võiks veel rääkida. Ja, et see, ma saan aru, et ütleme, et nagu mõlema pakkumise puhul ikkagi neid reaktsioone on sarnaseid, eks? On jah ja reaktsioonid ja on ka vastupanu ja igasuguseid reaktsioone siis, jah? Ja ei elab jaade maailmas. Nii et kui saad ei, siis on juhuu! Sest iga ei viib lähemal järgmisele jaale. No just, no see on see positiivsus. Jah, täpselt. Aga Eri, sina oled tervendaja ja tegeled inimestega igapäevaselt. Mis on tänapäeva inimese peamine kitsaskoht võib-olla üldse? Tänapäeva inimese kitsaskoht on see, et ta ei tea veel päris hästi, kuhu joosta, mida teha. Ja selle jaoks ongi need meie loengud ja meie teemad, et me saame neile inimestele anda informatsiooni, sellepärast et kohe alguses inimene ei võta vastu ka. Ja selline teadmine võib-olla teile, et teil tuleks vähemalt 17 korda inimese teadvust mõjutada, et ta hakkaks aru saama, millest jutt käib. Ja eriti puudutab see just igasuguseid terviseteemasid, sest meid on ülihästi õpetatud lasteaiast saadik olema teatud piirides, kuulama teatud informatsiooni ja mitte vaatama mingite muude asjade poole, mis on raamidest väljas. Nii et täna on hirmud inimeste piirajad ja teadmatus. Ehk nii naljakas, kui see ka ei ole, siis me elame infoajastul, aga väheste teadmistega. Just nimelt ja neid teadmisi mina soovitan kõikidel inimestel hankida igapäevaselt ise ka. Kuulata veebinare, meil on ülihäid videosid üleval, kuulake, vaadake, tehke omale märkmeid, harige ennast, kindlasti käige sellistel suurtel sündmustel, nagu on tänane sündmus siin. Aga kes või mis on sinu enda coachid? Mentor? Ja ma sain enne ütlesid väga hästi, et need võivad olla raamatud, aga mina võtan alati iga inimest kui õpetajat. Ja iga inimese suust võib tulla mingi pärl ja igalt seminarilt, kuhu ma lähen, kui ma sealt saan isegi kas või ühe lause, siis see on hea õpetus minu jaoks. Ja võib-olla veel siis ma püüan ise ka enda mentor olla. Ehk astuda mugavustsoonist välja
ja õpetada iseennast asju kõrvalt vaatama. Teinekord on see väga hea kogemus, et te olete näiteks mõnda situatsiooni kinni jäänud, siis te astute sellest välja ja püüate vaadata seda teise inimese pilguga, kuidas tema seda näeks. Ja uskuge mind, see olukord võib muutuda suur. Margus, kui sinu sotsiaalmeediat jälgida ja kes on sinuga sotsiaalmeedias saanud võimaluse sõber olla, siis minu sotsiaalmeedia sõpradest oled sa kindlasti kõige enam klippe postitav tegelane. Neid klippe tuleb niimoodi, et nagu need täpikesed ei ole enam klipid, vaid need on täpikesed seal enne, story'd. Mida need klipid sulle endale tähendavad? Hakkas sulle pinda kogema. Ei, ma mõtlen, sa ei tee ju seda minu pärast või... Ma ei tee tegelikult seda kellegi pärast, ma teen seda iseenda pärast. Mu hommik algab tavapäraselt sellega, et ma kuulan selliseid motivatsioonikõnesid. Ja kui tuleb ette mingi selline huvitav, mis võib olla just sellel päeval mõjub mulle kuidagi väga eredalt. Ja mulle meeldib endale nagu jalaga takka panna, siis ma mõtlesin, et ma jagan seda ka teistega, et võib-olla, sest tihtipeale on tulnud sealt kellegi mingi tagasiside, et see oli just see, mida ma võisin kuulda. Ja siis ma mõtlesin, et kui kas või mingi väike kübekene kuskilt kellegile kasu toob, siis miks ma peaksin seda enda jaoks hoidma? See oleks samamoodi nagu tuleks uus partner ja ma ei räägiks talle, et kuidas see päris teha. Siis ei tööta. Ja, aga nüüd kui mõelda, et kogu see saal on kas sinu partnerid või sinu partnerite tänased külalised, ehk me kõik oleme selle mehe meeskond. Teate, naisena seda polegi nii kerge. Aga me kõik oleme tema meeskond, eks. Ja sa käid nagu nende koolitustel ju kogu aeg. Kellelt sina õpid? Sinult. Kõigilt. Jah, nagu sa siin sissejuhatuses ka ütlesid, et mingisugune muutus on siin aastate jooksul toimunud, siis need koolitused on üks põhjus sellest. Kõik muu ka, siin on väga paljudel teistel seminaridel käidud ja väga palju raha investeeritud enda arengu peale ja kuulan audioid ja loen raamatuid ja mõned isegi teavad võib-olla, et ma olen isegi raamatuklubi käivitan, mis oleks nagu minu 20 aastat tagasi keegi oleks öelnud mulle, et sa käivitad raamatuklubi, siis ma oleks öelnud, lase ennast maha. Mina. Jah, nagu Helge ütles siin, et kõigilt on õppida. Ja üks minu selline eelis on see, et tasub ka teistel, et aretage oma organisatsioon, oma äri ka teistesse riikidesse. Näiteks mina tulin juba siia väga inspireeritud, sest ma olin just eelmisel nädalavahetusel Soome evendil, kus ma sain jällegi omamoodi portsjoni ja seal on teised inimesed, räägivad teises võib-olla kontekstis natukene asju. Et ongi, võta USA-sse tee endale tiim, käi seal, kus me sinuga ehitame? Mehhikos, väga. Et ongi, et kõigilt õppida ja samas ongi siin coachingu käigus, sa ju kogu aeg, kui sa kuulad inimesi, siis kogu aeg sa õpid kellelegi. Ja see on ka üks, mis on, ma ei tea, võib-olla, et mulle ka selline õnnistus läheb. Ma olen tähele pannud, et inimesed isegi nagu tulgevad mulle rääkida päris palju asju. Ja ma kogu aeg õpin. See vihjab täna hommikusele vestlusele minu. See oli väga. Aga Tiina, teeme veidi tööd ka. Enne töö, siis lõbu. See on nüüd ilmselt üks minu piiravaid uskumiseks. Aga mis on see üks küsimus, mida täna saalis igaüks iseendalt küsida võiks? Ma arvan, ma pean isegi püsti tõusma. Sest äkki ma istun kellegi juhtmete peal. Margus, sina. See üks küsimus, mida igaüks võiks iseendalt küsida, on see, mida ma tahan, mida ma päriselt tahan. Mitte see, mida tahab mu pere, mida tahab mu kaaslane, mida mult oodatakse, mida mu lapsed ootavad, vaid see, mida tahan mina, mida ma päriselt tahan. Nii nagu Merje lõpetas oma esitluse, et mida mina valin, nii nagu
Helen rääkis, et vali iseennast, sest kui sa valid iseennast, siis su elu on lihtsalt erakordne. nii et mida mina tahan, kui sul on väike hetk, pane kohe 3 asja kirja ja vaata, kus see sind viib. ma tänan. igaüks palun nüüd päriselt pange 3 asja kirja, mis teil tuli esimese asjana. Sest fakt on see, et pärast 5. sekundit hakkate ennast nüüd sellest kõigest välja rääkima. See on see 5 sekundi reegel. ja coaching us, kui kliendi käest, see on üks tavalisemaid küsimusi, mida küsida ja teate, inimesed ei tea sellele vastust. et see ikkagi, no vaata sügavale enda sisse ja siis sa nagu näed. ja kui ei näe, siis coaching on üks hea koht, kus avastada. ja see on huvitav, et mul oli siin paar nädalat tagasi, noh, ma ütlen niisugune mitte nagu vastasseis, aga kui ma palusin ühel naisel, et äkki sa räägid oma unistustest ja eesmärkidest, siis ma juba teadsin, et kui ta nüüd hakkab sellest üks päev rääkima, siis ta hakkab rääkima oma mehe unistustest, eks siis ma kohe võtsin selle ups maha, ütlesin, et ei, mitte mehe ja enda unistustest räägid. et ühesõnaga tekkis sihuke veits olukord, aga ilmselt Tiina vähemalt on valmis minu taga seisma. et mida see naine tahab, mitte see naine just. aga mentorid sageli ju küsivad ja see ongi üks nagu võte, eks, küsida ja need küsimused on ebamugavad. kas ei ole nii? see võib olla sinu piirav uskumus, minu maailmas ei ole nii. ei ole nii, jah? et selge on see, et coaching us me urgitseme päris korralikult ja coach'i roll ongi näidata sulle võib-olla neid pimedaid nurki, mida sa ise ei näe ja kuhu sa isegi pole selle peale võiks vaadata. ja jah, nad on ebamugavad ja sellepärast ka öeldakse, et iseennast on võimalik coach ida kuhugi maale. et nagu seesama küsimus, et mida mina tahan, siis noh, võib-olla sa ei jõua kõige sellele, mida sa päriselt tahad, aga teise abiga sa jõuad nagu kiiremini kohale. ja ma ei saaks oma tööd teha, kui ma nagu mõtleks, et ai, ma nüüd lähen teen neid ebamugavaid asju teistele, onju. et see on minu jaoks on see mugav ja minu jaoks ma ei arva, et ma midagi, noh, ma näen küll, kuidas nad siputab ja ma ise ka, kui ma coach'i juures käin, ma ka siputan, aga see on nagu selline uudishimulik, nagu sihuke valus mõnus. no eks ta ole, aga mis on see mentorluse suhtes või see enesearengu suhtes üldse nagu kõige piiravam uskumus? või ütleme, mida sa näed nagu ütleme korduvalt? enesearengu kõige suurem piirav uskumus on see, kui sa mõtled, et ma tean seda juba. ma tean, et noh, mis ma lähen sinna koolitusse, ma juba tean kõike, vaatan seda raamatuletti. ma tean, et sellega sa lood endale kõige suurema ploki ette. sellepärast, et kui sa midagi tead ja see info tuleb ja tuleb ja tuleb kogu aeg erinevat pidi sinuni, siis võib-olla sa ikkagi ei tea. ma võin tuua näite, kui ma olin siis oma eelmise ringiga siin Siinus, siis ikka 10 aastat tagasi, siis ka ühel hetkel tekkis see, et ma tean kõike juba. jälle nad räägivad, see lugu, ma tean, ühesõnaga kõik niimoodi ja, aga läks nii, et igal eventil millegipärast ma kirjutasin endale üles sellise asja nagu järjepidevus. noh, kogu aeg, ma tean, onju, aga noh, kas ma siis olin järjepidev, onju. vahest olin, siis jälle ei olnud. nii et jah, ma tean, on kõige hullem. sellest saab lahti, kes ei saa, tulge minu juurde. kui paljud on täna mõelnud Raamatuleti või kedagi esinejat kuulates, et ma tean seda ju. aga te ei pea sellele küsimusele vastama. Heli, kas mentorluse puhul, mentorlus eeldab kõige rohkem teadmist, eeldab ta kogemust, eeldab ta mingisugust erioskust, näiteks kuulamisoskust või hoopis empaatiat, et sina kui nagu igapäevaselt inimestega tegelev terapeut, ütleme nii siis, kõigil oleks nagu okei seda kuulata. mida see mentorlus eeldab? no minu jaoks mentorlus eeldab seda, et kõik võivad olla mentorid ja üks lause võib muuta teise inimese elu, kui sa ütled seda õigel ajal õiges kohas. ja mentorlus on kõik see kokku, mis sa oled nagu just praegu nimetasid, eks ju, mis sa oled nagu öelnud. aga
kõige parem mentorlus on siis, kui inimene võtab selle, mis sa talle rääkisid, päriselt ka kasutusele. nii nagu me siin just hetk tagasi arutasime, eks ju, et kui sa midagi kusagilt kuuled, mis sind kõnetab, kui sa oled midagi kirja pannud enda jaoks, siis hakka selle järgi toimetama. Ja see inimene, kes seda ütles, ongi mingis mõttes ka sinu mentor olnud. Et inimeste jaoks on hästi-hästi oluline just mõelda seda, et kui sa oled midagi head kuulnud, oled enda jaoks selle teadmiseks võtnud, siis sa seda ka kasutama hakkad. Sest mis me teeme tihtipeale, paneme hästi palju häid mõtteid kirja, teinekord ka loeme hästi palju, kui kuuleme kusagilt midagi, aga kas me siis ka kasutame seda igapäevaselt? Tihtipeale juhtub, et ei kasuta. Et võtke kas või üks asi endale, mis te täna kuulsite siin õhtu lõpus ja hakake seda kasutama. Siis te võite öelda, et te olete saanud väga hea idee või kogemuse mõned inimesed, keda te võite nimetada mentoriks. Jah, sest muidu läheb te ju sellesse sarja, et palju juttu, vähe villa, eks ju. Et kuulsin palju, aga action'it ikka veel, nagu ütleb meie tsiteerides klassikuid. Just, ja mentorlus on tegelikult koostöö. See ei ole ainult ühepoolne, et te vaatate kellelegi alt üles ja mõtlete, et nii äge, vaata kuhu ta jõudnud on, mida ta kõike teinud on. Võtke aga nööbist kinni, minge juurde ja küsige, mis sa tegid? Mis sa tegid selleks, et sinna jõuda? Anna mulle nõu. Ma olen praegu sellises seisus, et mul on nagu ummik. Et mu mõte ei liigu. Anna mulle mingi videopunkt, kus ma saaksin edasi minna. Et siin jälle teema, et ärge kartke. Meil siin saalis on kõik imetoredad inimesed. Minge aga juurde ja küsige. Kui Tiina avas siputamise teema, siis Margus, ma olen täiesti kindel, et on olnud hetki, kus sa oled midagi kuulnud, keegi on üritanud sulle midagi õpetada ja sa kindlasti oled siis siputanud, võidelnud vastu sellele. No ma ei usu, et sa oled nii perfektne, et jah, kõike teed kohe, eks. Sest ma ise olen päris perfektne, aga ikka siputan vahepeal ja siis ma tahtsingi küsida, et mis oli see, ütleme võib-olla sinu kõige värvikam siputus, võitlus, kus sa pärast said aru ja tunnistasid, et jah, tegelikult oli ikka kõige. No teile kõigile imelistele inimestele lisaks siis ja oma ülaliinidele ja meie asutajatele Jörgenile ja Hildele, siis nendele lisaks mul on paar sellist nii-öelda vanakooli tuntud koolitajat, kes enam ei ole meiega. On Jim Rohn ja on Zig Ziglar ja mõningad teised sellised, need on võib-olla kaks minu lemmikut. Ja Zig Ziglari asju ma kuulan päris tihti. Ja tema ühes oma seminaris ütles sellise sel hetkel väga siputama paneva lause, et me oleme sündinud kõik siia maailma, et teisi inimesi teenida. Ja ma mõtlen, what the hell, lõpeta ära, ma ei ole siit kedagi teenindama tulnud, et hea kui ise ära elada, et mis mul teistest on. Aga noh, siis mul ei pannud seda seminari kinni ja jätkasin kuulamist ja olen kuulanud palju teisi asju ja tal on ka teine väga kuldne ütlemine, et aita teistel inimestel saada seda, mida nemad tahavad. Ja sul on võimalus saada kõik, mida sa ise iganes ihkad. Kuidagi käivad nagu käsi käes. Nüüd ma sain aru, et jah, ma olen tõesti tulnud siia teisi teenindada võimalikult hästi. Võib-olla läbi selle kellegi elu muuta. Ja võib-olla, nagu ütleb üks meie teine, kolmas, neljas mentor, Randy Gage. Et siis sel hetkel, kui on mingil hetkel, see on aastakümnete, võib-olla aastasajandite pärast meie matused. Ja need mõned sinu tuttavad siis on seal kuskil sinu taga õue peal ja söövad seda kartulisalatit. Et mis nad võib-olla sinu kohta ütlevad. Mitte, et mul oleks seda vaja. Aga noh, näiteks, kui mu tütar on seal ka koos nendega söömas ja vähemalt keegi ütleks mingi hea sõna minu kohta, see oleks väga okei.
mitte minu jaoks, aga see, et mu tütar teab, et ta isa on midagi väärtuslikku, võib-olla kellegi aidata. ja kiire küsimus teile kõigile. Alustame Tiina sinust. kas sa oled tänaselt evendilt ja kui oled, siis mis on see mõttelause, või taipamine, mille sa oled juba täna esimese päeva poolega saanud ja kaasa võtad? mille valid sina? Oli see, mida ütles Merje enda esinemise lõpus. Aga no, minu arust on siin täna nagu tulnud kohast kuulda, et väga raske on valida seda ühte. Heli, mille valid sina? Mina kuulasin Heleni loengut suurte kõrvadega ja ma sain sealt info, et rakk on kuningas. Nii et mina valin selle. Margus? Ma valin raku. Jaa. Väga huvitav, ma oleks kohe tahtnud kommenteerida, millised mul hakkas film jooksma. Ma valin raku. Merjal olid väga head mõtted. Helenil olid väga head mõtted. Me oleme alles nii alguses siin, aga nii palju on juba tulnud. Üks, millega ma kindlasti oskan samastuda, on see, mis oli Merje üks eesmärkidest, kui ta alustas oma äriga. Vallandada oma ülemus. See alati läheb mul südamesse, siis ma tegin seda õige väga hea meel. Ma mõtle sellele. Võib-olla sa peaks ka vallandama oma ülemus. Jah, siin Siina eventide kohta ei saa küll mitte kunagi öelda seda, et räägiti palju, aga kuulata oli vähe. Et see paneel, minu külalised olid ehedaks tõestuseks järjekordselt sellele, et me oleme siin kõik praktikud ja me oleme kõiki teid valmis jõu ja nõuga, ka jõuga aitama. Et kellel on vaja raamatukaste pärast ära tassida, et tõesti siin entusiastlikumad on ostnud juba 5 raamatut. Ma olen väga tänulik teile, mu head mentorid, selle õppetunni eest. Minul oli teiega väga lõbus. Kohtume järgmine kord, kusagil.